Tere, siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. Sel nädalal keskendume kahele skandaalsele intervjuule. Angela Merkel teatas, et aastal 2021 tegi ta ettepaneku korraldada Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine, kuid ettepaneku hukutasid Balti riigid ja Poola. Paljud tõlgendasid seda vihjena, kui poleks olnud Eestit, kes teab, võib-olla Putin ei oleks Ukrainat rünnanud. Oh, mis siin algas, Margus Tsahkna. Merkeli väited on häbematud ja väärad. Erkki Bahovski, see on Merkeli propaganda küügitus Kremlile. Eerik-Niiles Kross, ilmselt ei suuda daam oma elutööle ikkagi ausalt otsa vaadata. Ei tea, kas mängib lolli või ongi loll. Kuigi midagi uut ei öelnud. Keegi ei tea, kas Putin oleks olnud võimalik veenda või mitte. See küsimus on juba peaaegu 3 aastat mõttetu. Kui aga tahate sellest rääkida, siis ärge nimetage lolliks naist, kelle kohta, kui ta oli kantsler, te ei julgenud ühtegi halba sõna öelda. Teine skandaalne intervjuu on Ungari peaministri Viktor Orbaniga. Tema ütles, et Ungaril ei ole vaja eurole üle minna ja oma saatust tihedalt Euroopa Liituga siduda, sest Euroopa Liit laguneb. Või kui sõna-sõnalt võtta, siis desintegreerub, aga üks pole parem kui teine. Üldiselt tegi see euroskeptikutele suurt rõõmu. Reeglina, kui Orban korraldab avaliku sõnakuulmatuse pidu, tähendab see alati ainult seda, et ta vajab raha. Ungari peaks tõesti oma saatust Euroopa Liiduga tihedamini siduma, sest kuidas saaks seda veel tihedamini teha? Euroopa Liidu sees müüb Ungari 80% oma ekspordist ja ostab 70% oma impordist. Euroopa Liidu fondide kaudu on Euroopa maksumaksjad investeerinud Ungarisse miljardeid eurosid. Orbani inimesed jaotavad seda raha kõige tõhusamal enda jaoks viisil. Orban ostab eurovahenditega Ungari eliidile lojaalsust. Häda on aga selles, et Brüssel ei anna raha niisama, vaid seab mingisugused totred tingimusi. Peab säilima õigusriik, kohtud peavad olema sõltumatud ja nii edasi. Kui riik need tingimusi rikub, raha külmutatakse. Orbani euroskeptitsismi saladus on lihtne. Praegu alustatakse Euroopa Liidu eelarve läbirääkimisi. Euroopa Komisjon, soovides Orbani ja teisi sarnaseid tegelasi rahustada, tegi ettepaneku, et kui vahendid on ühes eelarvereas külmutatud, lubataks need ikkagi kasutada kuidagi muul viisil. Euroopa Parlament on rahulolematu ega kavatse seda lähenemist heaks kiita. Orbanil aga on poole aasta pärast valimised ning juurdepääs külmutatud rahale, seda on umbes 500 miljardit, tuleks vägagi kasuks. Kui 12 toolis sai selgeks, et malemäng on kaotatud, võttis Ostap Bender malelaua ja lõi sellega oma partnerid pähe. Orban hakkab sarnases olukorras rääkima Euroopa Liidu lagunemisest, ähvardades välja astuda. Niipea, kui talle raha antakse, torm rahuneb kuni järgmise korrani. Olen aga mitu päeva mõelnud, et nagu katki läinud kell näitab 2 korda päevas õiget aega, nii võib ka Orbanil kusagil õigus olla. Mitte selles mõttes, et homme kukub Euroopa Liit kokku. Minu arvates on lagunemise ohus ühtse Euroopa idee. Ühtse mitte ainult ühisturu, vaid ka sotsiaalpoliitika mõttes, ilma milleta ühisturg muutub selliseks orjandlikuks süsteemiks. Enamus töötab ja vaesub, aga võim ei kiirusta appi. Teisipäeval kohtusin Seemeti esindajatega. See on Euroopa suurte tööstusettevõtete liit. Arutasime õiglase ülemineku direktiivi, just seda, mis peaks rohelise, digitaalse ja muud üleminekut tõepoolest õiglaseks muutma. Et sellised piirkonnad nagu näiteks Ida-Virumaa saaksid areneda ja inimesed seal ei kaotaks massiliselt tööd. Seemeti inimesed on aga kategooriliselt vastu sellele, et Euroopa Liit sekkuks nendesse protsessidesse isegi töötuse kontrolli tasandil. Et valitsused saavad sellega palju paremini hakkama. Kuidas nad hakkama saavad, teame Eesti näite põhjal. Hästi ütlesin, teeme nii. Euroopa Liit ei hakkaks midagi reguleerima ja rahaga ei anna. Nõus. Hei, mis te räägite? Jah, kõik tahavad Euroopa raha. Nagu oleks Brüssel rikas loll onu, kes on valmis teid niisama pangatähtedega üle kuhjama. Täna on Euroopa Liidus moes sõna konkurentsivõime. Komisjon, poliitikud, ärimehed leiavad ühe sagedamini, et konkurentsivõimeliseks saab olla ka ilma sotsiaalpoliitikata. Kuigi on selge, et vaene riik suure sotsiaalse ebavõrdsusega on konkurentsivõimeline vaid lühikest aega ja sedagi rahva arvelt. Toimub tagasipöördumine minevikku. Pandeemia, kriis ja sõda on Euroopa justkui murdnud. Me ei vaja miinimumpalka, ametiühingute tugevdamist, õiglast üleminekut, me ei taha midagi reguleerida, las kõik jääb nii, nagu on.
Paradoksaalsel moel langevad selles lähenemisviisis kokku kaks vastandit, paadunud euroskeptikud ja sama paadunud euroliberaalid. Sisuliselt on see Reformierakonna ideoloogia. Me näeme, kuhu see viib. Minu jaoks on see veel üks põhjus võidelda, et Orban ei saaks õigust ja sellised ideed Euroopa tasandil mingil juhul ei võidutaks. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.